videolõunatund Nõmme raadios. Tere, esmaspäev, lõunatund Nõmme raadios, nagu ikka, ja mine tea, äkki on suur suvi lõppude lõpus kohale ka jõudnud. Pidi olema, et kuskil, ei tea, inimesed koolevad suisa kuuma rabanduste kätte ja kõik on nii väga kole kuum, siia millegipärast jõudnud ei ole, aga millegipärast just see kant maailmas, ma mõtlen siin Eestit, on selle kuumenemise pärast kõige suuremas mures. Aga eestlasel on komme kogu aeg muretseda, ta muretseb endale lapse, ta muretseb endale auto ja kui tal muret ei ole, siis ta muretseb juba kas või sellepärast, et tal muret ei ole. Aga olgu pealegi. Täname loomulikult kõiki toetajaid, loodame, et teil tuleb juurde ja veel kord, et kui midagi siin räägitust ei meeldi või on midagi sellist, millega te nõus ei ole, andke palun teada. Sellepärast, et ega me siin ka mingit ilmeksimatut ei ole ja ega siis oleme hea meelega nõus õppima erinevalt haridusministeeriumi poolt kehtestatud korraldustest ja kohustustest kuni 18. eluaastani välja õppida ja pärast seda ei pea enam midagi õppima. Me oleme raudkindlalt seisukohalt, et õppida võiks ja peaks ikkagi kogu aeg. Mis sest, et laulusalm ütleb, et sureme ikka lollina, aga vähemalt on mingisugune teadmine endal selle kohta olemas, et me oleme vähemalt püüdnud, vähemalt midagi selle jaoks teinud, et kui ükskord ära läheme, et siis nii loll vähemalt küll ei olnud. Aga tore, läheme tänaste teemade juurde, olen jälle üht-teist välja kirjutanud ja hea meelega toon ka teieni. Veel kord rõhutan, et me räägime siin põhiliselt ikkagi keelest ja kõnest, nii kirjalikust kui suulisest. Ja eks see iseloomustab neid kõnelejaid ja keelekandjaid, keelepeksjaid teinekord isegi. Vaadake, missugune mitmekülgne keel meil on. Üks tore artikkel oli iseenesest hiljaaegu üks Riigikogu liige, ta vist on isegi Reformierakonna kas fraktsiooni juht või midagi taolist. Eesti Vabariigi Riigikogus Õnne Pillak ja tema initsiatiiv ja tema selgitas seda, et nüüd 20 eurot juurde paljulapselistele vanematele peaks oluliselt leevendama nende igasuguseid muresid rahapuuduse leevendamisel. 20 eurot, see on ikka niisugune massiivne toetus. Õnne Pillak ise, koolis ta kuigi ergas, niisugune vaimuhiiglane ei olnud. Ja huvi pärast vaatasin, et kas ta on kuskil hiljem ka võib-olla oma õpingutega silma paistnud ja tuleb välja, et on küll. Nimelt, Pillak on ise pärit Tallinnast ja 2002. aastal lõpetas Nõmme gümnaasiumi, siis 24 aastat tagasi. Seejärel on ta õppinud Estonian Business Schoolis, see on siis EBS avaliku halduse erialal, aastatel 2002 kuni 2006, 4 aastat on õppinud, lõpetanud ei ole, ise käis üle jõu. Ning ettevõtluse ärijuhtimist on ta õppinud aastatel 2014 kuni 2021, see on siis 7 aastat, ei õnnestunud lõpetada. 2007 kuni 2013, siis samal ajal, on ta õppinud Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis väikeettevõtluse erialal. Aga kuidas nüüd see kõik kokku panna ja kõik need õpitud aastad ja ei ole õnnestunud ühtegi diplomit saada, võib-olla see räägib ka üht-teist inimese kohta. Aga nüüd on üks huvitav tekst. Ma loen selle teile ette ja pärast mõtiskleme natukene koos, mida see meile ütleb ja millest see meile räägib. Jutt on Jaap Porast, kes teadupärast oli Eesti saadik Kasahstanis ja skandaal sai alguse siis, kui Eesti Vabariigi president Alar Karis käis seal visiidil ja
Jaap Pora soovitas talle seda Ukraina teemat mitte nii väga esile tõsta ja Eesti eelistustest selles suhtes ka mitte nii väga rääkida. No mis tundub täiesti loogiline, kui sa lähed kuskile kellelegi külla, no mis need kolmandad riigid siia puutuvad ja noh, kui sa lähed näiteks Koreasse, siis ei ole mõtet eriti koerte kaitsmisest või rääkima hakata, teada on see, et Korea köök suurel määral koeralihast just nimelt koosnebki. Aga olgu, ja tekst ise. Kohtusse pöördunud Jaap Pora ütleb niimoodi. Tsahkna valetas täna Riigikogu infotunnis, mind sunniti lahkuma. Ja nüüd selgitus siia juurde. Ora selgitas, et talle anti korraldus sõita 4. detsembril 2025. aastal Kasahstani pealinnast Tallinna, et kohtuda Välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vsevijoviga. Kantsler oli ilma minuga eelnevalt suhtlemata kujundanud oma seisukoha presidendi visiidi suhtes. Tema väitel oli president eksinud Eesti välispoliitilise joone vastu ja kuna presidenti vallandada ei saa, tuleb vallandada mind. Nii rääkis Ora. Kantsler ei nõustunud visiidi sisulise aruteluga ja keeldus ära kuulamast minu versiooni toimunust. Minu lahkumine oli selleks hetkeks Välisministeeriumi juhtkonna poolt juba otsustatud. Jätkas ta. Üsna tavaline tekst, võrdlemisi karm, otsekohane, aga siiski arusaadav. Nüüd, teema on Jaap Ora ümber lahvatanud arutelu. Võib isegi öelda natukene skandaalikene. Nüüd, mis asi on reema? Mida tahetakse öelda? Ma saan sellest asjast niimoodi aru. Kantsler ütleb presidendi kohta, ministeeriumi kantsler. President on eksinud Eesti välispoliitilise joone vastu. Võrdlemisi karm ütlemine ja kas nüüd on siis ühe ministeeriumi ametniku asi öelda, kas mida president on õigesti või valesti teinud. Ta annab sellega ju ühtlasi ka kõikidele neile, kes Eestisse kuigi hästi ei suhtu, võimaluse arutleda selle üle, kuivõrd suured on lõhed Eesti poliitilises ladvikus, kuidas omavahel läbi ei saada, kuidas president ja näiteks Välisministeerium on omavahel tülli läinud ja kui me nüüd täpsemalt vaatame, siis mitte Välisministeerium tervikuna ega mitte see hoone, vaid Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vsevijov. See tähendab, panete tähele, selles tekstis puudub ka tsahkna. Välisminister, kes võiks midagi vihjamise öelda, on täiesti kõrvale jäetud ja mis järelduse me siit võime teha, et Välisministeeriumist tegelikult juhib asja mitte tsahkna või veel keegi, aga Välisministeeriumi kantsler, kes on Jonatan Vsevijov. Vsevijovid on muide alati kuskil mingisuguse juhtiva koha peal olnud, olgu see siis kas kunagine hävituspataljon siin Eesti territooriumil tegutsemas või on siis olnud see kommunistliku partei algorganisatsiooni juhtimine mingitel aegadel või siis nüüd tuletame meelde, et üks Vsevijov, Jonatani õde, on nimelt kantsler ei kuskil mujal kui Sotsiaalministeerium. Ja üsna hästi sisse sättinud kõik, aga ei ole sellised sõnavõtud selles mõttes ka head, et kui nüüd on neid, kes Eestisse kuigi hästi ei suhtu, kas või samas piiri taga Venemaal, siis on võimalik seda näidata, et nagu juba ütlesin, need lõhed Eesti poliitilises ladvikus, president ei saa hakkama või vastupidi, või mine tea, tasub hakata vandenõuteooriaid taga ajama, kelle ülesandel neid pingeid üles krutitakse. Eestile nad igal juhul kasuks ei tule, aga olgu pealegi. Sellised mõningad mõtted ühe väikese teksti kohta. Vahepeal käis ka NATO peasekretär Rutte Kiievis. Ja selle kohta oli üsna palju materjali maailma ajakirjanduses avaldatud
alates kiitvatest ja lõpetades küsitavustega, et mis ta seal ikkagi tegi või miks ta seal ikkagi käis, eks ta ikka poolehoidu näitas, ehkki mingeid reaalseid tulemusi ei tulnud NATO lähemale Zelenskile ega Zelenski ei tulnud lähemale NATOle. Vahetati üksteisega viisakusi, aga seal oli üks tähelepanuväärne reportaaž, mida ma juhtusin nägema. Kandis üle, kas oli NBC või BBC, ma isegi ei mäleta, sellel ei ole ka mingisugust tähtsust. Ja seal oli nimelt ühel pihta saanud hoone taustal, kõrval oli üks ka terve hoone. Rutte esines ja ütles, et kuidas venelane on pommitanud ka Kiievit, see Kiievis toimus. Ja pihta on saanud terve hulk rahulikke elanikke ja tsiviiltaristut. Nüüd ja huvitav oli see kadreering selle poolest, et Rutte oli paigaldatud, kes seisis püsti, niisugune inspireeritud kõnetooli või selline nagu pult oli ka pandud talle sinna ette. Ja ta oli kaadri ühes servas millegipärast. Tunnen Kiievit suhteliselt hästi ja otse kohe tundsin ära, et koht on see, üle tee on Lukjanovski turg ja selle vastas oli miski muu kui serva pealt oli näha, korraks käis kaamera sealt üle ka, Artjomi nimeline Kiievis kõige suurem sõjatehas. Seltsimees Artjom teadupärast oli üks nendest revolutsioonilistest tegelastest, kes omal ajal valitses koos kellegi Kliment Vorošiloviga Krivoi Rogi ja Donbassi nimelist rahvavabariiki, selle koha peal, kus praegu on Donetsk, mille Venemaa on okupeerinud ja mille peakorter või pealinn asus ei kuskil mujal kui Harkovis. Omal ajal 1918 alates oli neid Ukrainaid korraga ühel ajal suisa 5 tükki. Lääne-Ukrainas oli oma rahvavabariik ja nii edasi ja nii edasi. UNR oli esimene Ukraina rahvavabariik pealinnaga Kiievis. Nii et meenus mulle otse kohe, kui kas oli 1989 või vist oli, kui San Franciscos toimus maavärisemine ja õhtul tuli teade, et maavärisemine oli Richteri skaala järgi 6,9 magnituudi. Tegelikult värises küll ja oli tunda ka. Seinte peal isegi kukkusid mõned pildid alla, külmutuskappi uks läks nimelt lahti ja umbes 300 meetri kaugusel sellest kohast, kus ma parasjagu elasin, kukkus isegi üks sild alla. Tegemist oli Nimitz Freeway, nimelt Californias nimetatakse, mujal on highway, aga seal on freeway, natuke teistsugune nimetus. Tegemist oli kiirteega ja seal paar autot kukkusid alla, paar ohvrit oli ka inimohvrit ja siis mitmetesse majadesse ilmusid ka praod, elekter kadus ära ja siis üks hoone oli ka päriselt kokku kukkunud. Tegemist oli võrdlemisi väikse majaga, aga seal sisemine gaasitorustik oli kuidagi püsti jäänud, nii et see maja karkass oli küll ümber kukkunud, aga see üksik toru, see gaasitoru, see oli keset varemeid püsti ja sealt lahvas tuld. No niisugune 1,5 meetri kõrgune leegisammas, mis siis tuule käes ühele poolele kõikus. Ja sinna oli kogunenud umbes 300 meetri pikkune järjekord reporteritest, kes kõik tahtsid teha PCT või PTC-d ehk piece to camera ehk sellist pilti saada, kus minu taustal on see toru, mis parasjagu põleb ja siis ma räägin õudustest, mis on saabunud Ameerika Ühendriikidesse seoses maa värisemisega, täpsemalt siis Californiasse. Nii et kõik tahtsid seda samast ühte pilti, kuna rohkem erilistest purustustest mingisuguseid jälgi ei olnud. Tol ajal oli San Francisco linnapea oli Art Tagnos mäletamist pidi ja ta kuulutas võidukalt hommikul, õhtule järgneval hommikul pärast seda maavärisemist hommikul, et maavärisemine täpsustatud andmetel oli siiski 7,1 palli Richteri skaala järgi ja mille pärast? Sellepärast, et föderaalabi saamiseks miljonites ja miljonites pidi olema maavärisemine vähemalt 7 palli. Nii et õhtul oli 6,9, hommikul täpsustati üle, tuli see mõõt täis 7,1
aga nii palju siis Kiievist selles mõttes ja Rutte Kiievis käigust ka. Muide, üks Inglise ajakirjanik, ei hakka teid nimedega siin koormama, oli käinud vahetult enne seda Kiievis ja käis ka Kiievist väljas ühes noortelaagris, kus muuhulgas tegeldi ka sõjalise väljaõppega ja siis reporter oli vaimustuses sellest, kuivõrd suure õhinaga noored, 10–11-aastased, kõike seda sõjalist algõpetust võtavad, nendest tulevad tublid kodumaa kaitsjad, juba siis lasevad püssi ja jooksevad seal, ületavad takistusribasid, neil on ka väliköök, kus nad kõik süüa saavad ja suurepärane välilaager, suurepärane koht noortele aja viitmiseks ja lisaks ka patriotismi kasvatuses. Nädal aega hiljem ilmus sellelt samalt ajakirjanikult, kus ta oli näinud siis ületanud piiri ja käinud teisel pool ja avaldanud muljeid Donetskist, mingisugustest lastelaagritest, kus ka lapsed püssidega ringi jooksid ja tegelesid täpselt selle samaga. Ja siis sellisel puhul nimetas ta täpselt seda sama asja lastelt nooruse lapsepõlve varastamiseks ja juba varases eas militariseerimiseks. No võtke või jätke, niisugune see propaganda juba kord on, üks ja sama asi, aga võt kuidas siis. Nii, Ukrainast veel paar sõna. Huvitav, et meie ajakirjandus seda kuigi, ma ei tea, kas seda teemat väldib või ei taha seda kuidagi käsitleda, samal ajal informeerimata jätmine on ka üsna halb, sellepärast et seda enam igasugustes sellistes kriitilistes aegadel, nagu meil paratamatult praegu on ja kahtlematult on, või peaksime olema eriti hästi ja objektiivselt kursis sellega, mis maailmas tegelikult toimub. Kes kuskil käis, kes mida ütles, milliseid liikumisi võib oodata, kuidas see kõiki meid võiks mõjutada või võib mõjutada, on see meile hea või halb või ei puuduta see meid antud juhul üldse, võib tulevikus kuidagimoodi kas head teha või viga teha, ükskõik kuidas, aga objektiivne informeeritus sellele vaatamata võiks olla ja milles küsimus on. Poola ja Ukraina suhted on viimasel ajal väga-väga teravaks läinud ja mille pärast? Poola president Nawrocki tahab ära võtta isegi Ukraina presidendile kunagi välja antud Poola riigi kõrgeima autasu. See oli valge kotka rist, mis on talle antud ja mille pärast? Tänu sellele, et Ukraina president omistas Põhjaväegrupile UPA kangelaste nimetuse. UPA on Ukrainska Partjanskaja armija ehk mis tegutses teise ilmasõja päevil ja sai kurikuulsaks eeskätt just sellega, et nad Volõnias, Poolale praegu, erinevatel andmetel kuni 100 000 tsiviilisikut kõige jõhkrimal kombel ära tapsid. Ja nüüd Poola on tahtnud kogu aeg seda, et Ukraina seda tunnistaks. Ega nüüd me ei saa ju mitte keegi nõuda, et teeme seda kuidagimoodi olematuks või veel mingil moel. Kuid uhke olla selle üle, mida tol ajal tehti, ei saa mitte kuidagi ja järgmise vabaduse andis kogu sellele süsteemile keegi muu kui Lech Walesa, kes oli Vene vägede Ukrainasse tungimise algusest 2022 kandnud rinnarevääril kogu aeg Ukraina sümboolikat, nüüd võttis selle sealt ära ja ütles, et lõpetab igasuguse toetamise enne seda, kui ei ole tunnistatud Volõnia veresauna. Muide, selle kohta on poolakad teinud ka filmi Volõnj ehk Volõnia. No, olen seda näinud ja tegemist on, poolakad on millegipärast alati osanud filme teha ja neil on neid režissööre ja näitlejaid ja kõiki. Need on kuidagimoodi, kas neil on mingisugune koolkond või midagi neil on, mis võimaldab ikkagi olla neil aladel ikkagi absoluutses maailma tipus, mitte midagi
ei ole öelda, nii et ja film täpselt samasugune, kui kellelgi viitsimist tahtmist on, leiab selle üles ka. aga nii, et ei ole need asjad sugugi nii troostid või tähendab nii roosilised, nagu meil siin püütakse näidata. ja vahel vaadake, missugustest asjadest piisab. ega noh, kas või nüüd tervele Poolale või vabandust Ukrainale anda hinnangut selle samase Volonni veresauna järgi ei ole võib-olla ka õige, ega tuleb aru saada ka näiteks Pihkva-tagustest inimestest, kes ei tea võib-olla Eesti vabatahtlikest ei Leegionis mitte kuskilgi ega midagi, kes 44. aastal Sinimägedes vapralt võitlesid. Küll aga on tervele Eestile andnud hinnangu üksikute isikute järgi, kas või Aleksander Piigli võtame, kes Pihkva taga oma sõna otseses mõttes rahulike elanike kallal toime pandud metsikustega silma on paistnud. Või võtke sakslane, seesamane Dirlewanger, no oli, ega ei ole ju mingisugune saladus, et Saksa rindemehed, neid külade põletajaid ja tsiviilisikute elaajalikult tapjad, ega neid ei hinnanud kuigi kõrgelt, vastupidi, olid sagedased need juhud, kus päris rindemehed neile suisa füüsiliselt tappa andsid. aga olgu, Dirlewangeri lõpp oli sealjuures võrdlemisi kurb, ta samas õiglane. Ta oli poolakate kätte vangi langenud ja ei pidanud Poola vangivalvurit kohtuni vastu, lõita lihtsalt enne istungi saabumist maha, sellepärast et kui keegi viitsib, vaadake Dirlewangeri pilti netist, see pilt ütleb ka tema kohta üsna palju. Nii, aga Siim Kiisler ütleb, Eesti poliitikute sõltuvushäire vajab ravi. Aga miks Siim Kiisler ei võiks, tähendab, tekst on Eesti poliitikute sõltuvushäire vajab ravi. Eesti poliitikud, kõik on pandud ühte patta. Ta on enda täpselt samuti sellesse patta pannud ja miks mitte näidata eeskuju ja minna esimesena ravile ja öelda, näete, mina läksin abi otsima, miks ka teie ei võiks. Kusjuures on avalik saladus, et meie Riigikogus ja valitsuses on erinevatel aegadel olnud ka päriselt neid, kes on ravi mitte ainult vajanud, vaid seda ka saanud ja jätkuvalt saanud. Aga huvitav on meie tingimustes see, et relvaluba saab, mingi psüühikahäirega ei saa, autojuhiluba täpselt samuti. Riigi juhtimiseks võid olla ükskõik kui, aga see arvatakse, et ei käi üle jõu. Olgu pealegi. Nii, jälle üks huvitav tekst. Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia arutavad Ukraina sõja lõpetamise teemal. Mida tähendab, Senegalis käib sõda näiteks Kifangaalia ja veel mingisuguse aalia vahel. Ja siis tuleb keegi Botswanast ja hakkab arutama sõja lõpetamiselt. Kas mitte sõja lõpetamise üle ei peaks arutama need vahetud osavõtjad ja siis koos oma liitlastega ja võib-olla mingisuguste rahvusvaheliste organisatsioonidega ja veel kuidagi niimoodi. Aga selle taustal tundub veel eriti kummalisena meie akadeemiku selline piiksatus. Tsahkna ütleb, meile pole Venemaaga läbirääkimiste plaanist teada antud. Meie välisminister võiks maha rahuneda, talle antakse teada täpselt nii palju ja siis, kui seda vajalikuks peetakse. Nii et unsere brave trottel, nagu Šveigist võib öelda, oodaku oma järjekorda, kui vaja, siis öeldakse, kui vaja, kutsutakse välja, kui ei, siis ei kutsuta, ega ei öelda ka. Selles mõttes, üle tähtsustada, muidugi teinekord on hea tunda ennast oluliselt suuremana, kui sa tegelikult oled ja võib-olla isegi kuskil hõljuda, kuskil kõrge koha peal, mine tea, ja kujutada ette, et kuna sa oled ju sündinud ühekordse pabertaskurätiku aastal ja megalodoni tähtkujuls, siis võib-olla tõesti
võidki ette kujutada, et sa just selline oledki, aga ei pruugi. USA ja Venemaa hokimängijad lähevad Moskvas vastamisi. Nii. Tšehhi legend mõistis ameeriklaste osaluse hukka. Mis see Tšehh siia puutub? Imelik, võt see meenutab sellist kunagi nõukogude ajal alati tuldi kokku kuskil 9. mai nimelises sovhoosis või kolhoosis ja mõisteti hukka Salvador Allende valitsuse kukutamine. Ja nii edasi, ei tea, kes on see Tšiili ja kus koha peal asub see Allende või vastupidi, aga hukka mõistame igal juhul. Saabus mingisugune kass 51, kass ai veel varasematel aegadel, mille kasti servad olid palistatud punaste loosungitega. Õhus on tunda helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmarke, julgust seltsimehed, edasi seltsimehed. Ja siis nahkjopiga politruk pidas loengu maha, mõistis kõik vajalikud inimesed hukka ja tõstis esile need, kes pidid kuskile autahvlisse saama ja vuras tolmupilme saatel jälle minema. Täpselt samasugune. No ja siis mõistis hukka ja mis siis? Lükkas tagasi. No ja mis siis? RKK on Riigi Kaitseuuringute Keskus. Teadur. Ma küsisin AI käest kunagi, et mis on teadlase ja teaduri vahe. Ja seal hakkas üks selline vassimine. Täpsustavad küsimused ajasid selle AI täielikult sassi ja lõppude lõpuks ei tulnudki välja, kes see teadlane on ja kes see selline see teadur on. No, olgu pealegi ütleb niimoodi. Zelenskõi avalik kiri Putinile näitab Ukraina tugevust. Kuidas moodi või mismoodi või keda moodi. Isegi üliliberaalne ajaleht The New York Times, sealne toimetus on kirjutanud omamoodi juhtkirja, kus öeldakse ka, et sellest kirjast ei ole aru saada, kas on mõeldud see sisetarbijale, välisauditooriumile või kellele, või igal juhul ei loo see mitte mingisugust alust sellele, et mingisugune konstruktiivne dialoog kellegiga kuskil võiks alata. No, meie omad võiksid vähemalt lugeda suuremaid, võib-olla jääb üht-teist külge ka. Economist ütleb, Economisti mingi ajakirjanik, vabandust, ma ei tea ta nime. Tsiteerin, Euroopa on vallutanud püramiidskeem, noored maksavad, vanad võidavad. Euroopa on vallutanud püramiidskeem. Esiteks, Euroopat ei ole vallutanud ei üks teine püramiid, kuub ega tetraeder süsteem. See on kellegi poolt püsti pandud, kellegi poolt välja mõeldud, kellegi poolt välja öeldud, valmis tehtud ja ellu viidud. Ja kui nüüd see niimoodi töötab, siis tuleks öelda ka, kes selle välja mõtlesid, kes kui palju selle pealt on teeninud ja vanad võidavad ja noored maksavad. Nii, ja jätkab. Kuidas Euroopa pööras selja tulevastele põlvkondadele ehk Euroopa tulevikku kujundavad üha enam mineviku võitjad. Mida see nüüd peaks tähendama, ei ole aru saada. Olgu edasi. Politsei tunnistas üles, et pärib ilma loata inimeste terviseandmeid. Politsei tunnistab üles, et ta on rikkunud seadust ja rikub edasi. Kui nüüd mingisugune inimene ütleb, et ma nuhin teiste andmetes kuskil ebaseaduslikult ja nuhingi edasi, siis ilmselt järgnevad mingisugused sanktsioonid. Sõltumata sellest, on nad siis mingi traafike või hoiatus või pannakse kinni või saadetakse välja või ükskõik. Aga järgnevad mingisugused sanktsioonid. Kas keegi on kuulnud kuskil midagi, et kõikidele nendele pildistamistele, nuhkimistele, ilmaluata päringutele, maanteel nendele kaameratele, mis on selgeks tehtud, et on ebaseaduslikult, on püütud tagantjärgi kuidagi moodi seadustada, aga ei ole siiamaani õnnestunud. Kas on järgnenud mingisugused sanktsioonid? Inimesele saadetav sõnum on ju ka selge. Politsei võib, aga miks mina ei või? Aga ma jätkan oma sellist tegevust, mis sest, et ma rikun sellega seadust, kui mitte midagi ei järgne. Või on äkki siis niimoodi tõepoolest, et mõned võivad, aga mõned jällegi ei või.
ja siis sellele inimesele selgitada, et seaduse ees on kõik võrdsed, on üsna lootusetu ettevõtmine, ta esitab teile selle argumendi ja mida te selle peale ütlete, öelda ei ole teil mitte midagi. Muide, politsei selgitusest veel üks lõbus, omamoodi lõbus tsitaadikene. Keegi tegi kuskil avarii ja nüüd selgitus. Menetlus on alustatud paragrahvi alusel, mis käsitleb sõiduki juhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitumisnõuete rikkumist. Sõiduki käitumisnõuete rikkumist. Kas sõidukile on siis ka kehtestatud mingisugused käitumisnõuded? Esmakordselt kuulen, aga tuleb välja otsida, et sõiduk käitub viisakalt, tervitab, vabandab, kui ta teile otsa sõidab. Juhiga on lugu võib-olla teistmoodi, juht võib-olla sõimab teid, aga sõidukil on oma käitumisnõuded. Palju õnne. Nii, ja õigusteadlasest nüüd natukene ka. Õigusteadlased kritiseerivad prokuratuuri, sarnased juhtumid saavad erineva kohtlemise. Meil on kogu aeg räägitud ju sellest, et ei ole mingit erikohtlemist, kõiki käsitletakse võrdselt, nagu seaduses on öeldud, et seaduse ees on kõik võrdsed ja nüüd ütlevad muide mitte keegi, mitte mingisugused poetagused või siis putinistid, ekreiidid või ma ei tea, kes need seal veel praegu populaarsed sõimusõnad on, alfaisased ja siis transfoobsed ja nii edasi. Olgu, see on õigusteadlased ja nad kirjeldavad seda niimoodi. Tartu Ülikooli õigusprofessor Jaan Ginter osutas prokuratuuri senise tegevusega seonduvaid kitsaskohti, esile tuues mitmetes ringkondades tekkinud kahtlustele, et prokuratuur tegeleb valikulise süüdistamisega. Ehk teisisõnu jätab kriminaalasjad algatamata situatsioonides, kus on selged kahtlused, et kuritegu on toime pandud, kuid algatab kriminaalasju situatsioonides, kus asja algatamiseks tegelikult märgatavat alust silma ei hakka. Seda räägib meile nüüd õigusteadlane, kes vaatab seda õiguslikust ja teaduslikust seisukohast ja samal, keda ma pean siis uskuma. Igasugust loogikat eiravat siseministrit, kes ei ole siiamaani aru saanud väga paljudest asjadest. Tema üsna jampslikke selgitusi mingite asjade kohta, miks see nii kõik on, või siis põhjendatud õigusteadlase seisukohta. Ma tea, kaldub millegipärast sinnapoole, et õigusteadlane on, ilmselt ongi mitte ainult palju usutavam, vaid ka tal on lihtsalt õigus. Intervjuu Villu Kõve. Villu Kõve on Riigikohtu esimees. Kõik on toppama jäänud kohtusüsteemis, midagi tuleb teha. No, Riigikohtu esimehe kohta on see nüüd natukene lahja selles mõttes, et ainult konstanteerida, et midagi kuskil on toppama jäänud. No aga ütle siis välja, mis on toppama jäänud, mis on valesti, mis tuleks ümber teha, mis tuleks likvideerida, mis tuleks ära jätta, mida tuleks tugevdada ja mida oleks vaja päris uuesti teha. Riigikohtu esimees ei peaks ju endale seda saama lubada, et lihtsalt midagi on kuskilt toppama jäänud, midagi tuleks teha. See sarnaneb umbes sellega, et on veelgi hägusem, kui üsna selge ütlus selle kohta, kui 3 meest kokku tulevad, üksteisele otsa vaatavad ja ütlevad, teeme ka midagi või? Midagi tuleks ju teha. See on selge pilt, kuhu poole asi kisub. Nii, Lavly Perling, ta on meil ju ka praegu parteijuht ja tuletame meelde, et endine peaprokurör. Perling ütleb niimoodi, käib parlamendi erakondade ühine võitlus õigusriigi vastu. See tähendab, ta väidab siin, et parlamendi erakonnad võitlevad praegu õigusriigi vastu. Mine tea, äkki see ongi niimoodi ja tema teritatud pilk võib-olla on selle ära näinud, aga miks te siis ei tee midagi?
kui võitleb õigusriigi vastu, see tähendab, tegemist on riigi alustalade õõnestamisega, siit peab ju järgnema otsekohe kuriteoteade, kas siis kriminaalpolitseile või siis kapole või prokuratuuri või kuskile. Seda minu teada tehtud ei ole. Ja ta ütleb edasi. Me peame olema Riigikogus, sest parempoolsel inimesel Eestis, kes usub vaba majandust, kes usub seda, et läbi raskete otsuste on võimalik paremat elujärge ehitada, kes usub seda, et muutused teevad haiget, aga stagnatsioon tapab, et nendel oleks võimalus valida. Nüüd siin on paar küsitavust, lihtsalt kas on tal inimene, kes talle see teksti on koostanud, ei ole päris adekvaatne või on ta kogemata, mine tea, seda öelnud kuskil suulises tekstis, igal juhul lugedes ette ja uuesti sellele peale vaadates tekivad küsimused. Nii, läbi raskete otsused, miks peavad olema otsused rasked? Ei pea olema, see võib olla ka lihtne otsus, aga ta võib olla radikaalne seejuures. Lihtne otsus, selle otsuse juurde on lihtne tulla, tänu sellele, et see ja see on valesti, see ja see tuleb ümber teha. Otsus on lihtne, tuleb teha nii, et oleks võimalik edasi minna nii, sinna. Et oleks võimalik välja töötada tulemuste hindamiste kriteeriumi, nii edasi. Ei pea olema raske otsus või otsustada võib-olla on tõesti raske, võib-olla, aga otsus ise ei pruugi raske olla. Nii, kes usub seda, et muutused teevad haiget, muutus peaks vastupidi tegema mitte haiget, vaid muutma olukorra palju paremaks. Kui praegu on valus, siis muutus peaks tõusma kaasa olukorra, kus see valu kas leevendub või kaob sootuks. Miks pärast peavad mingid otsused kaasa tooma valu? Muutused teevad inimesed teevad haiget. Muutused peavad vastupidiselt toimima, mitte haiget tegema, vaid haigust valu leevendama. Aga stagnatsioon tapab, stagnatsioon ei tapa muide mitte kedagi. Ja nendel oleks võimalus valida. Siin on muidugi Perlingul täiesti õigus. Alati peavad olema alternatiivid, sellepärast kui on üks valik ainult, no see on nüüd puht loogiline, siis see üks ja ainukene on reeglina vale valik. Peavad olema alternatiivid. Liina Laks on Postimehest kirjutanud lõpuks välja öelnud, tubli tüdruk, on välja öelnud selle, mida sajandite jooksul inimesed on teadnud või vähemalt kes natukenegi füüsikaga kursis on, nad teavad seda ammu, et nullenergia on võimatu. Siin räägiti ju õige pikka aega sellest, kuidas ehitatakse nullenergia majad ja siis kõik mingisugused asjad, arvestamata sellega, et isegi ukse avamiseks, kui see ei ole kuskil automaatsüsteem või elektriline, isegi kui sa pead selle käega lahti tegema või jalaga lahti lööma, igal juhul läheb selle lahti tegemiseks vaja energiat. Ja kui see energia on 0, siis tähendab, teda ei ole. Seal ei ole elu lihtsalt võimalik. Ja nii. Ja lisab, et Eestis kehtestatakse majadele uus renoveerimispass. Selge, näis, mis pass see tulemas on, aga nüüd on välja öeldud see, et nullenergia on võimatu. Võta võim, selles rubriigis on keegi Maarja Kruusmets kirjutanud niimoodi. 6-kuuline isapuhkus peab muutuma kohustuslik. See tähendab seda, et kui isegi isa ei ole, aga isapuhkusele pead minema ikka, sest see on kõigile kohustuslik. Lapse saamine ei ole, aga isapuhkusele pead sa sellele vaatamata minema. Iseenesest kõlab kuidagi sümpaatselt. Kas ema võib ka isapuhkusele minna? No ei tea, võib-olla peab ka. Veljo Konimois ütleb niimoodi. Ta on meil Tööandjate Keskliidu volikogu hariduse töörühma juht. Ja kuulake nüüd, mida ütleb inimene. Me peame kärpima täiskasvanute hobiharidust. Seda on Eesti rikkuse kasvatamiseks hädasti vaja. Eesti rikkuse kasvatamiseks on vaja kärpida täiskasvanute hobiharidust.
olge lahke, selline mõttekäik ja tegemist on tööandjate keskliidu, volikogu, hariduse töörühma juhiga. No seda ei olegi võimalik selle kohta midagi öelda. Kui on vaja kärpida haridust, me oleme siiamaani aru saanud, mida haritum inimene, seda parem on. Tuleb välja, et tuleb kärpida ja selleks on vaja kärpida, et Eesti riik saaks rikkaks. Muide oli kirjutus ka selle kohta, et Irene von Meiendorf on 110 saanud. 110 aastaks Tallinna baroness Irene von Meiendorf. Esiteks ta on Irene, Irinitška, Irina, ta on venekeelne. Ja Tallinna baroness sellist tiitlit olemas ei ole. Võib olla baroness Meiendorf, kes elas Tallinnas. Jah, on võimalik, aga sellist tiitlit paraku olemas ei ole. Aga noh, muide mainiti ka tema kohta, et temast on saanud või sai kunagi kolmanda riigi, ehk siis Saksa riigi unistuste naine, tänu sellele, et ta oli mitmetel postkaartidel. Neid unistuste naisi oli kolmandas riigis hästi palju, igasuguste punkrite seinte peal võis neid daame näha suuremas ja vähemas riides või hoopiski ilma riietata. Ja neid oli hästi palju, peaasilt oli selline huvitav, nägi hea välja ja noh, eks hea maitse on olnud inimestel ju tegelikult läbi sajandite. Põhimõtteliselt ühesugune, Mariann Rökk tuleb meelde, kes oli üks hästi tore tantsija, kes oli muide ka üks selline ideaalkuju. Muide ka Marlene Dietrich oma algusaegadel oli äärmiselt ihaldusväärne, aga siis, kui tal Saksamaast kõrini sai, siis millegipärast lahtus huvi ka tema kui naise suhtes. No aga see on ajalugu, olgu pealegi. Võta võim sellest rubriigist veel üks. Siret Pajus ütleb, Eesti vajab hariduses šokiteraapiat, alustuseks palk kõigile üle 2500 euro. Šokiteraapiat hariduses. Siin on üks tüüpiline näide sellest, kuidas ei teata, ei saada aru, mis asi on haridus. Mis puutub 2500 palk kõigile haridusse. Küsimus on palgas, küsimus on raamatupidamises ja mis siin haridusega pistmist on. Kõigile palk, õpilastele ka või, õpetajatele ka või mis puhul. Kui õpetab või kui ei õpeta või hästi õpetab või ei õpeta üldse või. Aga selliseid sõnavõtte ma kujutan ette, et see üks võimalik põhjus, ma mängin nüüd vanakuradi enda advokaati küll, aga võib olla see, et kuskil pannakse midagi kirja, avatakse mingisugune Overtoni aken ja lõppude lõpuks selle kaudu on võimalik hakata asju kardinaalselt muutma ja muide kahjuks ikkagi õhenemise, ahenemise ja lollistumise suunas. Muide idioote Gurdjevski, tuntud õpetlane, on liigitanud vähemalt 3, neid oli rohkem, aga nüüd laias laastus 3, kus kõigepealt tulevad objektiivsed idioodid. Neid on enamus. No lämmatav elamus. Objektiivne idioot on see, kes on rahul selle staatusega, mis ta on. Ta ei ole mitte subjekt, kes midagi teeb, vaid ta on objekt, kellega midagi tehakse. Ehk ta on tööriist kellegi käes, kellegi teise huvide, eesmärkide saavutamisel. Piltlikult käru, labidas ja inimene on rahul sellega, et ta on kang või labidas või käru või siis kõbla või reha või ükskõik mingisugune asi, ta on sellega rahul. Siis tuleb subjektiivne idioot, subjektiivne. Tema saab aru küll, et ta on labidas või reha või käru, et teda sellisel viisil kasutatakse. Ta annab sellest endale aru, kuid lepib selle olukorraga. No mis teha, ma katsun sellest olukorrast näpistada selle parema välja, labidas küll, aga katsume siis olla niisugune tubli ja tegus labidas ja ilus äkki ja kallis ja
ja võib-olla isegi tammepuust varrega ja võib-olla mingisugust heast õilsast metallist tehtud ja nii edasi, nii edasi. Ja siis on kolmas sort, mis on subjektiviseeritud samuti, aga need on juba need, kes saavad aru, aga samas arvavad, et nad on selle maailma osa. Ja küll, ta on niisugune reha, ta ei ole sellega rahul, aga sellele vaatamata kuulub ta ikkagi maailma kõiksusesse. Ma kujutan ette, et näiteks Jürgen Ligi võib niimoodi mõelda, et kõiksusest, et ta on seesama, mis universum, et maailma kõiksus. Ja temaga toimuvad protsessid täpselt niisamuti, nagu need toimuvad maailma kõiksusega. Nii et kui Jürgen läheb kempsu, et siis kas maailm läheb ka kempsu? No võt see on nüüd küsimus, mis tuleks ära lahendada või olgu, igaüks võib siit oma rikutuse tasemel edasi mõelda. Just nimelt rikutusest, ega me sellest patust ju vaba ei ole. Nii, mis siin veel on? Eesti Keele Instituut, nüüd on midagi meie lemmikteemadest, keel. Eesti Keele Instituut, sellest ajast, kui seda on juhtinud, üsna juhuslikud inimesed selles mõttes keelde sattunud, keeleväljale sattunud inimesed, on seal toimunud radikaalsed muutused ja kahjuks mitte paranemise suunas. Pigem vastupidi. Ja tekst on selline. Eesti Keele Instituut on loonud keelemudelite mõõdupuu, mis näitab, kui hea on suurte keelemudelite tase eesti keele kvaliteedi, teadmiste ja ohutuse puhul. Kuidas nüüd need 2 või 3 asja kokku käivad, ei tea. Nüüd mõõdupuu. Kui on olemas mõõdupuu millegi mõõtmiseks, tuletame meelde, mõõta saab ainult sellisel juhul, kui on olemas mingi mõõdupuu ja mõõtühikute süsteem ja mõõta saab ainult füüsilisi karakteristikuid. Ehk siis näiteks lauda me ju mõõta ei saa. Me saame mõõta laua kõrgust, laua paksust, selle ülemise plaadi paksust, me saame laiust mõõta, me saame veel, kui jäme see jalg tal on, me saame mõõta ära tema, kaaluda ära, kui palju ta kaalub näiteks, mis ta mass on ja nii edasi, nii edasi. Selleks kõigeks on mõõtühikud olemas. Keelt mõõta ei ole paraku mitte mingit võimalust. Sellepärast juba, et mingit ühikut selle jaoks ei ole siiamaani välja mõeldud. Eesti Keele Instituut on siin, nagu ma saan aru, et seal on praegu juhib, üks arvuti inimene on pandud seda juhtima. Ma ei tea, milles see juhtimine seisneb, sellepärast, et kodune autopark täieneb tal pidevalt uute läikivamate ja üha suuremate mudelitega. Töötavad loomulikult kõik bensiiniga, seal hulgas ka mootorrattad ja nii edasi, nii edasi. Ja ala lõpmata nähakse teda kuskil rulluisutamas, keppidega hoogu tõukamas või nähakse teda kuskil jõgedel kanuuga, kärestikest alla või üles laskmas ükskõik mis pidi. Samal ajal päring Keele Instituuti, kas on puhkusel juht või? Ei tohiks olla, ei ole, tööl on. Võt nii, hea elu, midagi ei ole öelda. Ja mis siis tegelikult toimub? Tegu on reaalajas uueneva praktilise tööriistaga. Reaalajas uueneva praktilise tööriistaga, mis aitab nii tavakasutajatel kui ka asutustel teha teadlikumaid valikuid. Mille vahel? Tavakasutaja ja asutus. Asutus teadupärast ei kasuta. Asutus on juriidiline isik. Kasutavad süsteeme või ei kasuta, jätavad kasutamata füüsilised isikud. Mudelite testimine jätkub ka edaspidi. Mis selle testimisega saavutatud seni on, ei tea. Uute mudelite ilmumisel testitakse neid jooksvalt ja tulemused lisatakse mõõdupuule. Et mõõdupuud ka täiustatakse kogu aeg. See on uskumatu tekst ja see tekst tuleb muide Eesti Keele Instituudist.
sügisel täieneb mõõdupuu ka meditsiini, õiguse ning laste ja noorte ohutuse valdkonna uuringute tulemustega. Ohutuse valdkonna tulemustega. Uuringute. Mingeid uuringuid siiamaani tehtud Eestis ei ole. Keelemudelite mõõdupuuga saab tutvuda siin. mõõdupuu.eki.ee. Ja siin on siis näide toodud. Eesti mäng. Eesti mäng. Kuulake nüüd. Täiesti kõlab nagu vaimuhaige, praegu seda juttu teile räägiks, aga ma loen maha. Test mõõdab mudelite faktiteadmisi. See tähendab siis, mudelil on mingid faktiteadmised. Mudelite faktiteadmine, see tähendab, kas mudel teab fakti või ei tea. Ja test mõõdab Eesti ajaloo, kultuuri, spordi, looduse ja geograafia ning muude teemade kohta. Test koosneb 1000 valikvastusega küsimusest. Ja nüüd, juhuslikult vastates oleks tulemus umbes 26%. Juhuslikult vastates millele? Mudelite fakti teadmisele. 26%. Millest? Kellest? Kuhu? Mille jaoks? Ei ole võimalik. Aga see tekst tuleb Eesti Keele Instituudist. Nii et, kallid sõbrad, olukord on selline. Läheme edasi. Milline on ilm, loen jälle ette, milline on Eesti ilm aastal 2100. Prognoos on hirmutav. Me ei suuda siin määrata kindlaks, milline on ilm homme, hommukul, õhtal või veel millalgi. Me tegeleme ilmadega, mis on 2100. Saaks kuidagi homse ilma paika. Äkki piisaks esialgu sellekski. Paar päeva ette, äkki seegi aitaks kuidagi. Aga kui makstakse, siis võib tegeleda ka loomulikult sellega, miks mitte aastal 3000, milline see ilm võiks olla. Hommikuti on tihti peale hea raadios kuulates vaadata välja. Täna sajab igal pool, väljas paistab päike. Täna on pilvitu, täna on selge, vähese pilvitusega ilm, väljas ladiseb. Täna on 7-12 kraadi sooja, kohati kuni 15. Täna on 7-12. Tähendab 7-12, aga vahepeal ka 15. Olgu. Muide puutus kokku üks kütmisooajaga ammu lõpetatud ja ka gaasi tarvitatakse ikka. Ja on selline organisatsioon olemas nagu ENTSOG. NTSOG. Kui keegi tahab vaadata, võib järele vaadata selline Euroopa struktuur, mis tegeleb gaasiga. Ja nemad on nüüd välja toonud, et 2026. aastal siiamaani, ehk siis peaaegu juuni on alanud, 5 kuud ja mõned päevad veel, on Euroopas kokku ostetud Vene gaasi rohkem kui ükskõik millisel eelneval aastal selle perioodi jooksul. Sõda käib. Me oleme siin harjunud, et kõik on igased varilaevastikud ja kõik ja me oleme loomunud siin kõigest. Aga Euroopa sellele vaatamata ostab kokku rohkem kui on ostnud rohkem kui ei kunagi varem. Siin tekib veel üks küsimus, aga miks pärast meie need tohmanid peame olema, kes selle samase Vene gaasi ostavad läbi umbes, 5-6 vahendaja ja siis maksavad sellist hingehinda, kui need ostavad selle kokku hoopis teistsuguse hinnaga. Ja seda on rohkem ostetud kokku, rõhutan veel kord, kui kogu selles sõja ja sõjale eelnenud sama perioodi jooksul. Ei tea, kes kellele mingit jama ajab, aga need on nüüd ametlikud andmed, mis on Euroopas vastava struktuuri poolt avaldatud. Ja nüüd üks sõjaväest ka üks väike tekst. Me oleme siin rõhutanud, et
kas tõesti sõjaväel ei ole või kaitseväel ei ole mingisugust inimest või mingit struktuuri, kes need väljastatavad teated kuidagi üle vaataks, need selges eesti keeles kirja paneks või välja ütleks. Aga noh, praegu on olukord selline, loeme. Sel nädalal saabus Eestisse Läänemere suurima merevägede õppuse Baltops raames Ameerika Ühendriikide merejalaväe kontingent. Kõik selge. Ja nüüd, kes harjutab koostöös Eesti mereväega mereolukorra teadlikkuse tagamist meie rannikualadel? Mereolukorra teadlikkuse tagamist. Kas keegi saab aru sellest mereolukorra teadlikkuse tagamiselt? Mis selleks siis tehakse? No ei tea. Ja siis tegemist on kiiresti siirdava luureüksusega. Mida ta siirdab? Mingid siirdeid või ei tea. No, ja meie vastav ametimees Kangro ütleb niimoodi siia juurde. Koostöö raames toimub pidev areng mereolukorra loome ja selle protseduuride parendamises. Mereolukorra loome. Mis asi see niisugune on? No, ju mõeldi midagi, aga me ei ole sellest võimelised aru saama ainult tänu sellele, et see on sellisel viisil sõnastatud. Võiks olla mingisugune tore tekst, lihtsalt arusaadav, on tulnud kokku meie liitlased, koos meie omadega harjutatakse siin seda ja pärast tehakse kokkuvõtted, võib-olla tehakse mingisugune pidulik sõurisupki, pärast näidatakse püsse ja tanke kellelegi või on avatud laev inimestele külastamiseks või midagi taolist, mis siin keerulist võiks olla, aga praegu käib, tundub vist üle jõu. Diana Okas ja Heili Piilberg ütlevad, eakate rasked liiklusõnnetused sunnivad küsima, kas oskame õigel ajal roolist loobuda. Diana Okas on Transpordiamet liiklusohutuse osakonna ekspert. Jällegi ekspert. Ma otsisin taga, mis alal ta ekspert võiks olla. No ei tea. No ei tulnud välja. Ja siis ja teine on Põhja-Eesti Regionaalhaigla taastusravikeskuse tegevusterapeut koordinaator. Nüüd eakad, millal tuleb roolist ära tulla, et ka vanemad inimesed, see on ikka rasked liiklusõnnetused ja nii edasi. Eesti Vabariigi ametliku statistika kohaselt kõige enam teevad liiklusõnnetusi juhid, kes on umbes 45 aastat vana, 45-sed. Ja kõige hullem seltskond on 26-sed, kes oma ealistest juhtidest põhjustavad kõige rohkem avariisid. Ja raskeid, kergeid, igasuguseid. Kus siin see siis vanemaealised on? Aga ju siis on vaja jälle mingisugune märk kuskil külge panna või anda oma eksistentsile õigustus, võt niisuguse kirjatüki läbi. Eksklusiiv. Eesti jalgpalluri, võt nüüd on, püüdke aru seda, kellest jutt on. Eesti jalgpalluri endine tiimikaaslane täitis pea võimatu unistuse ja jõudis MM-ile. Eesti jalgpalluri endine tiimikaaslane täitis. See tähendab, mitte Eesti jalgpallur ei saanud MM-ile, vaid tema endine tiimikaaslane, kellega ta kunagi mänginud on. Aga mis see meie jalgpallur siia puutub? See on täpselt samamoodi nagu Pevkur käis kuskil ja siis oli ülimalt uhke selle üle, et õnnestus teha pilt Jason Stathamiga, kes on teadupärast märulikangelane, Briti näitleja, minu meelest on inglane minu meelest või vähemalt britt vähemalt. Ja sai sama pildi peale see eestlasse õnnetut suugehörikait ehk tahtmine kuskile kuuluda. Ma saan aru, et sa oled kuskil julgeoleku kongressil, Eesti kaitseminister peab mingi põhjapaneva kõne, esines avaldusega, mis pani kõiki kas päid vangutama või maruliselt aplodeerima või kuidagi taolist, aga ei, sa oled ühe näitlejaga ühe ja sama pildi peale sattunud. No küll on tore. Ja lõpetame ühe väikese teatega, jälle politsei töömailt. Oli toimunud avarii. Noormehel olid mootorratta juhtimiseks vajalik A1 kategooria juhtimisõigus. Ta kandis peas kiivrit. Kus koha peal ta seda kiivrit oleks pidanud siis veel kandma, kui mitte
peas. Sellega me täna lõpetame, täname veel kord kõiki toetajaid ja meie püha sõda loomulikult läheb edasi.